Halloo, halloo. Oled kuuldel? Jaa, kuulen. No tervist ja head uut aastat sulle, Tiit Eiki ehk meelelahuta Eiki Hainsalu. No head uut aastat sinna ka. Ja räägi nüüd lühidalt, milline oli siis eelmine aasta nagu, et millised olid kõige siuksed meeldejäävad seigad nagu sinu meelelahuttaja töös kõigepealt? No esinemisi oli ju päris palju, et sai käidud ju Eestimaa igas otsas ja tegelikult ju loodame, et see aasta tuleb veel parem, et kõigile, et ka sinule endale, et oleks nagu tööd rohkem. No sel juhul nad peavad lõpetama igasugused kuradi koroonapassi jamad ja muud asjad ära, et muidu ei tule välja. No ei tea jah, kui kaua see asi siin kestab, aga... No see on kuritegelik värk, nii et see tuleb varsti välja ja siis varsti annavad kohtusse need asjad, nii et nagu ma aru saan. Aga hea küll see selleks. Jah, just. Aga jõudsime siis ju eelmine aasta saate peal ära käia, jõudsime Zodiagis väga palju teha, jõuame ka Zodiagis see aasta veel teha midagi. Ja siis aasta ju lõppes TV3 show'ga. Jaa, see vist nüüd kõikidel väga nähtav saade oli. Et ma tahaks loota, et Maie Parikuga tuleb sul mingisugune kas duett või asi, et midagi sel aastal, et midagi pole mõteta. No Maie Parikuga pidime nagu ikkagi ühendust hoidma ja ta pidi minuga ka ühendust võtma ja eks loodame, et siis nagu see koostöö ikkagi alguse saab, et no tema muretses muidugi kõigepealt selle pärast, et see kena duett ka kunagi plaadi peale jõuaks. No, küll ta jõuab. Nii, aga räägi nüüd seda, et ma nüüd tean, et sul on nüüd kiired päevad, et igal, et ei olnud isegi aega intervjuud eriti anda, et nüüd nagu leidsime vaba momenti, et mida sa nagu praegu teed ja mis su plaanid nagu nüüd lähemal ajal edaspidi on? Praegu ma ajan siin lapsega asju Tartu linna peal. Ja siis pidi nüüd toimuma üks üritus Zodiagis 14. jaanuar. No sõbrapäev, ei ole, see on 14. Ei ole. Et aga kuna ei tea, kas too pidu üldse toimub, sest piiranguid ju pikendati, siis sõbrapäeva pidu ma loodan, et toimub. Ja samas ma tahaks siinkohal seda ka öelda, et nagu ma siin juba vanasti sees helistasin Zodiagi perenaise Leale ühesõnaga, et ütles, et tema oli võtnud ühesõnaga vastu otsus, et peale jaanipäeva tema enam Zodiagis ei tööta, et äkki on ka keegi, kes võtaks Zodiagi nagu üle, et saaks edasi neid pidusid pidada. Nii jaanipäevani jah, et on nagu Zodiag ikkagi eksisteerib, et korra kuus üritame midagi seal teha, et viimased võimalused nagu inimestel veel tulla ja ütleme seal ühiseid mälestusi saada. Et mis siis tulevikus, no muidugi see peab olema väga suure tahtejõuga inimene, et kes selle asja üle võtab ja samas üldse kas seda lastaksegi üle võtta, sest ütleme, need vanad kohad ikkagi üritatakse ära hävitada. No see on ikka väga kurb, et sina see Zodiagi üles töötanud üle Eestis tuntuks teid, et muidu poleks Zodiag olnudki nagu, et ainult tänu sulle ta on nagu tuntuks saanud üle Eesti, et kõik teadnud, kus Zodiag on. Aga no muidugi imesid võib juhtuda nagu eelmine aasta, et ikkagi väike ime juhtus ja ütleme aasta pikendus sai, aga kui leidub siukese vahva inimene, kes selle tööga edasi jätkaks ja hoiaks seda, ütleme, seda nostalgiat, ütleme, inimestel ikkagi alles Tartu linnas. Ütleme seda, et see Zodiag kasub vanas aparaaditehases Tartus. Ja siinkohal ma ütleks selle... Kindlasti me ei kao mitte kuskil. Saab üle Eesti tellida ja ütleme, et on ju igas linnas võiks olla oma Zodiag näiteks. Ja siinkohal ma tahaks öelda selle ka ära, et ehk nüüd võib-olla mingil ajal jõuavad minu näputäis CD-plaat Illarkov 55 ühesõnaga ka sinu kätte, et siis äkki kes Zodiagi peole tuled, et saavad ka sealt neid. No see võimalus on inimestel olemas. Teada 11. veebruar on ju Popstar Rice'i 5 aasta juubeli, ütleme, üritus, siis sõbrapäeva eri, et see
kindlasti toimub, et kas piirangutega või mitte piirangutega, seda ei tea, et inimestel on võimalus siis ka Tartust neid plaate osta. Nojah. Nii et ja mis sa nüüd praegu nagu, kas sul see nädalavahetus või midagi ka nagu plaanis on? No see nädalavahetus on üritus, on nagu soovitud küll erapeale, aga kas toimub jällegi ei tea, sest siin on nii palju olukordi vahepeal muutunud, et tehti need, ütleme, aastavahetus ju täielikult ju vabaks ja lasti pidutseda, et inimesed kipuvad jällegi haigestuma. Ja mis sa neile ütleksid, kes ütleksid, aga DJ üritusel, et kas Arnold Oksma esineb, kas Kasatšok Jüri esineb, mis sa neile ütleksid? No mina tean, et üks artist kindlasti ka meie seast, mitte kuskil on Illar Kahv. Jah. Aga Kasatšok Jüri käest, no ütleme, sa pead ise seda uurima, küsima. Oota, kus see Kasatšok Jüri nüüd praegu üldse elab või pesitseb, kas sa oskad täpsemalt öelda? Ei, ta Facebookis ikka soovis mulle head uut aastat, aga rohkem ma nagu temast ei tea mitte midagi. Kas ta on Tartu mingisuguses sukene, mis kohas ta seal on? Ta ikkagi peaks olema, kui ta on Tartus, et sa võid talle viisakusest kirjutada, vaata, mis ta sulle vastab. No ma ütlesin, et kirjutama seda lugu, mis sa praegu oled, aga ta siiamaani pole kirjutanud, lihtsalt teretas ja sellega see asi piirdus, eks ole, et... Arnold koha pealt ma ei oska ka öelda, kas ta ütleme teeb koostööd või tee koostööd see aasta, et seda näitab aeg. Et olgem ausad, need üritused on ju kõik ikkagi läbi minu või läbi meie sisse tulnud, aga tema kaudu ju meil ei ole mitte ühtegi töö otsa kuskilt tulnud. Et seda on kurb tõdeda, aga lihtsalt ütleme, kui inimesed arvavad, et nii, et ongi, nii peabki olema, et siis las ta olla nii. Meil tuleb uusi laule juurde ja uusi tööotsi ja meil sellega vaata aeg seisma ei jää, aga kahju on sellest, et meeskond, ütleme, meeskonnana võiks nagu koostööd teha. Nii, meil ei ole siiamaani skandaale, kas on, aga siin aastavahetuse paik oli Tartus üks skandaal nagu Elu24 isegi, et mis asi see nüüd täpsemalt oli, kui sa lühidalt nagu ütleksid? Siin oli ju see, sa mõtled Atlantis või? Jah, seda küll. No jaa, et siin ju AG ju praktiliselt jäi mingid rahad saamata ja siis ta ju seal mingi paar lugu tegi ja jättis oma esinemis üldse ära. Et see oli jällegi üks tuntumaid korraldajaid, et nime ei taha suu võtta, siis on jällegi meie maine ju jällegi, et üritades maha teha. Noh, igal asjal oma piir, nagu öeldakse. See on nagu sükene väikene slogan. Nii teatab piir. Niimoodi. No mõned tegutada niimoodi, et teatud inimestel on see lubatud, et kui ütleme, meiesugused ütleme, üritavad kõike seadusi jälgida, siis on ju meie saa siukese eksimisi lubada. Aga räägi nüüd seda ka nüüd lühidalt, et kas on sul mingisugune uus laul tulemas kellegile või mingisugune remix või midagi, et sükst asja ka on? Kirjutasin uued laulusõnad Leroyle, kes on siis Kanadas, et see vahva mees ikkagi teeb meiega tohutult palju koostööd see aasta ja ütleme, on ju tegu ikkagi inimesega, kes on täis sündinud ja kes ikkagi marut kiiret tempo. Kui sa saad, räägi nüüd muud asjad ka kiiremini, mu saab viimane minut täis varsti. Ja siis on Siim, kes on Tartust, kes hakkab ka meiega koostööd tegema, mõned laulud ka temaga kindlasti tulevad. Ja neid esinejad on veel, kellega ütleme, neid koostööd tuleb ja ega me ühtegi koostööd vaata ju kõrvale ei lükka. Sa pidid vist minu loos ka mingi remixi tegema midagi. Ja sinu lugudest tuleb nüüd Megamix varsti. Kõigist lugudest midagi kokku panduna, et väga vahva siukene Megamix on igast tulemas. Nii et soovime kõigile head uut aastat ja tulge Zodiaki veel ja nii et kutsuge DJ-kit esinema, et nii ütlen mina Illar Kohvinevalt. Tšau!